Meie jaoks on kätte jõudnud juba juunikuu, mis tähendab seda, et teeme kiire tagasivaate maile, nagu oleme ikka teinud. Põhimõtteliselt siis oli mai väga sarnane aprilliga, lihtsalt selle erinevusega, et mina käisin ka tööl. See siis tähendas seda, et graafik oli meil 4:30 iga päev üles, 9 umbes magama, kogu aeg väsinud. Nädalavahetused proovisime siis võtta nii palju kui võimalik ikkagi trippimisteks. Muidugi nädalavahetust ja magasime välja. No vähem 7:30 ikkagi hommikuti. Ja kogu aeg on nagu siuke üldine väsimus ikkagi peal olnud, et siuke tõmblemine, aga no ei olnud ju võimalik neid nädalavahetusi ohverdada ka selle arvelt, et ma ei tea, kuidagi kodus puhata. Et me ikkagi oleme ägedas kohas ja tahame võimalikult palju näha. Ja, nii palju on, et mina vähemalt olen nädalavahetust ja tööd käinud tegemas nüüd. Ja, aga kuidagi kujunes välja niimoodi, et laupäevad olid meil enamasti linnapäevad, et kuskil käisimegi nagu enamasti kesklinnas või ka kuskil, ühesõnaga trippisime ühistranspordiga ringi ja pühapäevad siis veetsime kuskil rohkem looduses ja trippisime autoga ringi, et siuksed road tripi päevad. Et kui see video tundub võib-olla liiga sarnane nagu eelmisele aprilli videole, et siis võimalik, et ongi, aga me lubame, et varsti ikkagi ootavad meid ees nagu muudatused ka, et kaua seda nii elu ilmselt enam jäänud ei ole meie jaoks. Ja ikkagi see kuidagi maikuu oli tegelikult ikkagi väga äge ja mina kuidagi õppisin ka rohkem seda Sydneyt ja Austraaliatest üldiselt ikkagi armastab või rohkem nagu kiindusin ära sellesse. Kindlasti jah. Jah, et Maarja oli alguses see, kes ütles, et ainult 9 aastaks, kindlasti ainult 9 aastaks. Mitte peaks kuidagi veel teiseks aastaks jäänud, aga mõtted vähemalt on liikunud sinna poole. Jah, praegu on väga vara öelda midagi üldse, aga peame nagu, tahame teha samme sinna suunas, et võimalik oleks jääda ka teiseks aastaks. Ja. Esimene nädalavahetus möödus meil siis niimoodi, et laupäeval olime linnas, nagu Maarja juba ütles. Käisime Klebe Marketil, käisime Surrey Hillsis jalutamas, käisime Manlis, üks hull käis veel ujumas. Ja vesi oli väga soe siis veel, väga okei oli. Mina pole praegu käinud rohkem. Aga jah, õhtul käisime söömas, läksime ühte Itaalia kohta, tähistasime Maarja tööle saamist. Ja väga rahule jäime. Täiesti suvaline, isegi mitte mingite soovituste põhjal kuskilt TikTokist leitud koht, vaid lihtsalt olime sealt mööda kõndinud ja näinud, mis järjekord seal uksest nagu välja on. Ja siis meie ka ootasime seal lõpuks mingi koht. Mõtlesime, et nii tore inimesed seisavad järjekorras, tahaks ka. Jah, ootasime järjekorras kõigepealt ja siis saime laua alles mingi tunni poole pärast äkki. Kuskil niimoodi jah, pandi meid waiting listi. Jah, aga väga äge kogemus. Kuigi istusime mingi paari leti ääres. Jah. Pühapäev oli meil teada-tuntud road tripi päev. Oleme käinud ja näinud juba ilmselt Sydney kandis üsna palju, aga kindlasti mitte kõike. Nii et läksime, hakkasime lihtsalt sõitma, avastama mingeid väiksemaid kohti, midagi oli välja vaadatud, aga videost näeb täpsemalt. Tere tulemast meie järjekordsesse laupäeva. On 3. mai ja meie oleme võtnud suuna linnast välja roadtripile taaskord. Kuna nüüd on natuke juba nagu need 2-3 tunni sõidu kaugusel asuvad kohad läbi käidud, päris paljud, siis tuleb võtta suund ikkagi sinna, kus me juba enam-vähem käinud oleme, aga uusi kohti vaadata. Ehk siis täna on plaanis üks park, kus peaks nägema kängurusid vabas looduses taaskord. Ta peaks olema tegelikult täitsa juba nagu ikka linnapiirides sees veel, et isegi mitte täitsa looduses. Vaatame, kas õnnestub midagi näha ja siis lähme vaatame üle ühe kose ja õhtu lõpetame ilmselt kuskil rannas või vaatepunktis. Teeme jälle oma süüa autoköögis ja
ma arvan, et niimoodi see päev meil otsa saab, et kell on praegu 12.06 ehk siis 5 tunni pärast on juba pime põhimõtteliselt. Nii et ega palju aega pole ja sõit võtab jälle omajagu aega. Käisime ära seal looduspargis, kus need kängurud olid ja tegelikult ka nägime umbes 4 känguru suht kaugel meist, et ma ei tea, kas vlogiklipp ilmselt, ma ei tea, kas saab kasutada või ei saa, aga tuleb tagasi minna. Väga mõnus park oli selles, et seal oleks üliäge mingit piknikku teha või nad on ka päikseloojangu ajal aktiivsemad kängurud siis, et saaks neid rohkem veits vaadata ja näha lähemalt äkki. Aga järgmine peatus on Madden Falls, kui me ei eksi, siuke koseke, vaatame, kas on siuke normaalne ligipääs. Siin nendel matkaradadel ei tea kunagi, mis seisus või millised need on. Ülimõnus on. Esimene kost, mida me näeme sellist suuremat pigem või ta ikkagi, vett on liiga vähe veel, aga pole siukest sajuperioodi olnud otseselt, aga ei, väga äge, väga äge, kõik see loodus me nagu lihtsalt, ma ei tea. Siin matkaraja kõrval oli veel üliäge selline õunafarm, sai koha peal mingeid siidreid proovida, aga sai ka kaasa osta. Oli jah, väike farmi pood. Võtsime tee peale siis kaasa, ma ei tea, kas me tee peal midagi tegelikult sööme-joome, aga värske õunamahl, et kodutunne peale tuleks. Pirni selline siider. Kas ta fokusseerib ära kuidagi niimoodi. Ühesõnaga siuke näeb väga huvitav välja. 2 pulgakommiga. Ikkagi lapsed. Jah. Siuke meepulgakomm, ma ei tea, ta ei fokusseeri ära, aga ühesõnaga nüüd sõidame, vaatame ühe vaatepunkti veel üle ja siis lähme randa. Vaatepunkt on täitsa juhuslikult leitud, sõitsime enne mööda, tundus mega äge, oli valel pool teed. Ehk siis nüüd lähme sõidame korraks läbi. Ja siis randa süüa tegema ja nautima. Jep. Järgmine nädalavahetus, siis laupäev jälle otsustasime, et oli ilus ilm, mõtlesime, et lähme randa, Bondi randa siis. Jõudsime kohale, ütleme, et riideid sillast ära võtta ei saanud, ujukate väele minna ei saanud. Võib-olla varbotsa vette sai kasta, aga siuke külm tuul kogu aeg peale, et ei olnud ära rannailma. Üllatus, oleme jõudnud siis nii-öelda nende talve. Mai on siuke, november. Ilissügis. Jah, et aga käisime Bondi seal kuskil ägedas kohvikus, et selles oli ikkagi mõnus, et seal selle sooja kiirguri all enam või kuidagi seal oli ühesõnaga normaalne istuda väljas ka ja tegelikult mõnus. Ja õhtul seal Camp Cove Beachil veel käisime, mina käisin seal veel ujumas ja Milk Beachil ka, et vaatasime mingid siuksed ägedaid randa ja Milk Beach oli ka selline väga tuntud päikeseloojangu koht, et hästi palju rahvast oli seal midagi
pärast või millegi pärast, sellepärast et linnal on panoraam ja hästi ilus koht tegelikult on. Ja pühapäeval võtsime suuna uuesti meie vist selle Sydney piirkonna kõige lemmikuma koha juurde, mis on see Jervis Bay. Et jäi meile väga ikkagi eredalt meelde oma selle väga läbipaistva selge vee pärast ja sükest... Ülivalge liiva pärast. Ja täpselt, et võrratu. Ja nii ka seekord, et vaatasime, võtsime mingid uuemad kohad ette, mida külastada, aga... ma ei tea, see vist on üldse mai üks lemmikpäevi küll kindlasti. Et seal lihtsalt on teha nii palju ja see on võrratu koht. Me olime täiesti inimtühjas rannas, küpstasime pannkooke, nii et... Aga näeb videost täpsemalt jälle. Meil on kätte jõudnud pühapäev, 10. mai ja nagu pühapäevadel enamasti ikka, siis roadtrip. Kuna meil ilmateade näitab siin... mitte kõige ilusamat tulevikku, võib-olla ilmade osas, siis lähme teeme ühe rannaka või sükuse ookeaniäärse päeva ja võtame suuna umbes samasse kohta, kus me alguses käisime, mingisse siiamaani lemmikranda, ehk siis meid ootab ees kuskil 3 tundi autosõitu, nii et lähme sõidame. Väike 7-Eleveni kohvipeatus ja leidsime ühe ülihuvitava asja. Jaapanis ei proovimata, nüüd hiljem olen näinud TikTok, et mingi väga populaarne asi Jaapani 7-Eleveni valikust, aga saime täiesti Austraaliast selle ja saame ära proovida, mis see siis on. Me jõudsime nüüd kuhugi sõjaväebaasi alale, nagu me oleme aru saanud, et põhimõtteliselt anti selline lipik meile kaasa, et tutvuda, võeti number ja telefoninumber ja nimi. Põhimõtteliselt nagu läheb õhtuks kinni, mingi selline ala, kuhu alati ei saa tulla. Siin on kohe kõik mürgised liigid ära toodud. See on siuke huvitav koht, me vaatame, mis see rand siin on, aga Jervis Bay ääres oleme siis lihtsalt teisel pool, kus me eelmine kord ei käinud ja vaatame, kas me jääme siia veel liigume siit edasi. See on meie pannkoogispot. Oleme täiesti inimtühjas rannas. Nagu seal mingi kalamees enne seal paadiga on. Aga täiesti mitte ühtegi muud hingelist ja pannkoogid muidugi tuul on päris kõva, nii et pannkooke väga küpsetada ei saa, nii et tool on tuulevarjuks, aga ma ei tea, ma ei ole vist mitte kunagi kuskil nii ägedas kohas ja nii ilusas kohas käinud. Käisime nüüd Jervis Bay ääres ära. Ütleme, et ilm oli kõvasti jahedam kui viimane kord, kui me siin olime. Et siuke külm tuul puhub kogu aeg peale. See vist pidigi olema siin nende talvede juures hästi siuke tavaline, et ongi
küüntuul. Aga vesi oli soe ja mina käisin ujumas ka, nii et ujuda veel kannatab, kui vähegi ilm oleks. Aga edaspidi võtame suuna natuke kodule lähemale, sellepärast et tahaks võimalikult vähe pimedas ikkagi sõita, aga oleme üle 3 tunni kaugusel vist Sydneyst, nii et proovime siuke tunnike veel sõita natuke lähemale kuhugi randa, teha omal seal õhtusöök ja siis jah, ma ei tea, hämara peale ja peale see õhtusöök, sest et päike juba loojub ka kohe varsti, nii et jah, näeme siis, vaatame, mis see õhtu veel toob. Väljas on liiga tuuline, täna valmib õhtusöök meil niimoodi. Vähemalt taga on ookeani vaade. Aknad on lahti, kuigi ma ei tea, kas me selle rae ja lõhna välja saame pärast. Kõik võimalikud uksed aknad on lahti, nii et ma usun, et on hästi. Ja siis isegi filmisime midagi natuke nädala sees ka, et ühel õhtul käisime ägedas talupoes, mis meil kodu lähedal on. Nii naljakas on see, et sõidad nagu natuke meil kodu juurest kõrvale ja tegelikult on juba siuke tunne, nagu oleks kuskil täiesti maal. Ja, et kui ütleme, et natuke välja sõita, siis see on reaalselt 5 minutit. Ja, et nagu Sydney külje all, aga täiesti siuksed kitsad teed, väga autosid ei liigu, maju ei ole, siuke põllud, kõik nagu täiesti loodus maa. Et siuke äge talupood oli. Ja kuna mul tervis natuke siuke juksis, tundsin, et hakkan haigeks jääma, siis võtsin kolmapäeva vabaks. Aga kuna Sander otsustas mind ühel päeval nagu, ühesõnaga ta pidi minema sinna Brontele sõitma, tööd tegema, sinna ehitama, siis küsis, et kas ma tahan tulla tööle kaasa temaga või sinna piirkonda. Linna lihtsalt, et kas ma viskan Maarja linna. Ja ma ei saanud ju pakkumisele ei öelda, nii et sain teha mõnusa jalutuskäigu ja elada sellist elu, mis oleks siis, kui elaks kuskil seal ookeanile lähemal, kus saakski teha lihtsalt võtsin kohvi ja nautisin täielikult seda ookeani jalutuskäiku väga võrratu. Haigus läks ka üle. Kui nüüd minna edasi järgmise nädalavahetuse peale, siis me isegi vist ei tea, mis meil seal kõige rohkem meeldis. Laupäeval läksime hommikul Surrey Hillsi, kodus ei söönud, võtsime sealt brunchi, kohvi, oli mega mõnus, jalutasime ringi jälle. Klassikaline linnapäev, aga võtsime natuke rahulikumalt, kui muidu oleme võtnud. See Surrey Hills sügisel on nagu midagi sügise armastajatele täielikult ja see kohvikus selline, et lehed langevad laua peale, kõik on nagu nii äge lihtsalt. Ma ei tea, ma täiesti fännasin seda kogemust. Tere tulemast meie järjekordsesse nädalavahetusse. Täna on laupäev ja meil on üsna tagasihoidlikud plaanid selleks nädalavahetuseks, sest et eelmine nädalavahetus jõudis kohale nagu see reaalsus, et me tõesti oleme tegelikult väsinud ja me ei ole puhanud. Et ma ei tea, mul nädala sees hakkas tervis natuke alla andma, et võtsin ühe päeva vabaks. Et tuleb kuidagi natuke ikkagi puhkust kanda. See ei tähenda seda, et me midagi üldse ei teeks, aga ärkasime täna mingi, ma ei tea, mis kell Sander ärkas, aga mina kandas magasin 9-ni, mis on päris hästi võrreldes 4:30 muidu tavalise äratusega. Et tänased plaanid on minna linna, lähme vaatame, kas ühte kohvikusse õnnestub minna sööma ja võib-olla kuhugi poodidesse. Üks kaltsukas on, kuhu ma Sandrit tahaks viia, kus ma ise korra olen kunagi käinud. Ja ma ei tea, Sander on kindlasti väga huvitatud sellest kaltsukast muidugi. Aga äkki vaatame kuskil mingi päikseloojangu või käime, ma ei tea. Ühesõnaga teeme siukse linnapäeva, vaatame, mis tunded, mõtted on, mida me teha viitsime.
ei tea, kuidas see võimalik on, aga siin linnas lihtsalt ei saa bussiga sõita. Vahet ei ole, kui sirge tee on või mis siin nagu toimub, aga ma ei tea, kas asi on bussides või asi on bussijuhtides. Aga nagu ma pole mitte kordagi suutnud bussiga sõita, nii et mul paha ei hakkaks. Täna oli nagu eriti, täna juba mõtlesin, et võib-olla peaks vahepeal bussi pealt maha minema, et kuskil natukene oksendama oma ette põõsal. Aga ma pidasin vastu, nii et nüüd tulime Parangaruusse ja vaatame, mis siin teha annab. Ja üsna spontaanselt läksime pühapäeval mägedesse, sest mõtlesime, et kui linnas on sügis, siis mägedes peab rohkem olema. Sõitsime Blue Mountain'isse, isegi tegelikult üldse mitte kodus kaugele, aga vaatasime seal ringi, käisime seal mingis kohvikus, Grumpy Baker oli äkki. Pilpini külas võtsime põhimõtteliselt terve päeva. Käisime ka mingites õunafarmides, võtsime mingid siidreid, käisime, sõitsime ringi. Ülilahe, üliilus, ülivinge. Võimalik, et jälle üks mai teine lemmikpäev või ma ei tea, kuidas seda... Tõesõnaga, nädalavahetus tegime enda igal juhul ägedaks. Tere tulemast meie pühapäeva. Eilsest päevast nii palju, et mina jäin väga rahule selle rahulikuma päevaga natuke, et meil ei olnud otseselt kiirustamist kuhugi. Nii palju ikka, et kohvik läks ikka 2:30 kinni. Siin lihtsalt lähevad kõik asjad nii vara kinni, et selles mõttes ikkagi oli kiirustamine. Aga muidu lihtsalt jalutasime seal Surrey Hillsi naabruskonnas ringi, minu lemmik linnaosa Sydneys. Et Bondi ja Manly on ka väga ägedad, aga midagi on selles eriti sügiseses Surrey Hillsis. Need majad ja kuidagi, ma ei tea, mulle väga sobilik, sest ma armastan sügist ka ja istusime kohvikus ja lehed langesid lauale ja kõik oli väga süke. Äge. Täna me vaatame, kas me leiame veel sügist ja natuke võib-olla lähme nüüd jahedamasse piirkonda siis veel kord. Ehk siis võtame suuna mägedesse, sõidame umbes sama kaua nagu eile, aga ilmselt distantsi mõttes oluliselt rohkem. Nii et lähme vaatame. Seal on ka need mägised teed, võib-olla isegi rohkem ei sõida otseselt, aga... Ühesõnaga, Blue Mountains on järgmine peatus. No vaatame, meil on plaanis ja mingid võib-olla siidrifarmid, kohvikud, mingid väiksemad linnakesed ja vaatame lihtsalt sügist, otsime sügise värve. Lihtsalt vaatame ringi, naudime ümbrust. Teeme rahuliku päeva jälle. Me nüüd jõudsime kohale sellisesse kohta nagu Pilpin ja vaadake, kui äge mingi Bakeri siin on, kõik on rahvast täis. Siin on igasugused need mingid siidrifarmid, kuhu me ka ilmselt pärast varsti lähme. No mega äge ja siin on full sügis ka, ma võin sealt näidata. Inimesed teevad pilti puudega, ma nii armastan seda. Nii lahe lihtsalt. Aga siia vaatame, mis siin pakutakse. Esimene stopp tehtud, mägedes on mega sügis ja siin on mingi mega lahe kohvik. Järjekord on uksest kõvasti ära, ma enne näitasin ka seda. Jah, ehk siis meil on üks väga hea cappuccino Maarja käes. Seda kallutamas, kaant ei antud, nii et me oleme juba pool maha pillend enam. Siis meil on üks korralikult suur kaneelirull. Ja üks muffin. Ma ei tea, mingi õunaama. Õunakas vist oli, jah. Nii et naudime ja... Bon appetit. Ja vaatame, mis me edasi teeme.
oleme jõudnud sellisesse kohta nagu Hillbilly Cider. Jõhkralt rahvast. Ma ei tea, kas õnnestub isegi parkima saada. Siia tundub, et ei õnnestu. Või õnnestub. Ühesõnaga me lähme vaatame, kas me mahume siia kuhugi ära. Ja siis... ja siis ühesõnaga vaatame, mis siin toimub. See siidrivarm oli natuke liiga hullumaja, nagu seal oli ikka liiga palju rahvast ja ei saanud nagu üksikult osta midagi ka, aga tahaks erinevaid maitseid proovida. Või koha peal oleks saanud juua igasuguseid asju, aga Sander on autojuht praegu, nii et ei saa. Aga tulime nüüd siia juurikapoodi või puuviljapoodi. See oli nagu veel hullem turistikas kui see eelmine vist. Siin on turismibussid, mida enne hommikupoole sõitsime mööda, siis ei olnud nagu üldse rahvast, aga tundub, et kuidagi pole ainsad inimesed, kes mõtlesid täna mägedesse tulla. Aga meil on viimane peatus praegu siin Pilpini kandis on Pilpin Cider. Lähme vaatame, kas me saame sealt äkki midagi üksikult osta, mingid jooke. Ja ostame need kaasa ja siis plaan minna ühte vaatepunkti, teha seal endale lõunasöök, nagu ikka kasutada meie enda matkaautokest, mitte kuskilt väljast osta, süüa. Nii et ja siis hakkab juba päev otsa ka jälle saama. Kollisevad ilusti, kõik on tore, aga võtsime endale 2 ingveriõlut, siis 2 õunasiidrit, üks alkoholiga teine ilma. Üks alkoholiga, teine ilma, siis ühe mingi pinkleidi õunasiidri ja ühe pirnika. Ühesõnaga natuke läksime hulluks. $26 oli see 6. pakk, aga väga-väga äge ja me saime proovida ka head maitsed olid kõik. Jah, täitsa väärt koht. Väga äge. Ei tea muidugi, me neid ei ole kõiki proovinud, aga loodetavasti on okeid. Paneme see ilusti sõiduajaks tilisemanad. Ja lähme siis sõidame kuhugi vaatepunkti endale lõunasööki tegema. Täpselt nii kiiresti need päevad siin mööduvadki. Nüüd on päikseloojang kohe. Täna päikest loojangut sellist ei ole, et ilm on pilves ja suht hämar on juba väljas, aga tänane päev tõestab hästi ära, et vahet pole, kuhu sa siin siit ümbruses lähed, et igal pool on tegevust vähemalt päeva jagu. Tavaliselt jääb aega pigem puudu, et nii ka täna. Või ma ei tea, täna vist sai esimest korda tegelikult rahulikumalt võtta. Parast puhkus oli, jah. Aga mega äge. Nagu tõesti, me ei osanud väga kuhugi minna või nagu mõelda, et me ju mägedes oleme käinud. Aga ma ütleks, et seekord oli isegi ägedam siin. Et... Eelmine kord võtsime turistikohad ette, siis kus on need mast siia sead. Lätsin ära nägema mägedes, seekord tulid me natuke teise piirkonda uitama ise lihtsalt oma pead ja sattusime väga ägedatesse kohtadesse. Ja see sügis oli ka nagu endis palju juurde. Äge oli. Et hästi vaheldusrikas ja ma ei tea, teistsugune. Üliäge. Aga näeme siis juba millalgi järgmine kord. Ilmselt järgmisel nädalavahetusel või vaatame, kas vahepeal midagi panevat jõuame ka teha. Ilmselt mitte. Ja siis Sandri sünnipäeva nädalavahetus. Algselt mõtlesime, et laupäev on täiesti rikutud. Saime jalutuskäigul täiesti läbimärjaks, läksime sinna Manlidu Spitwalkile. Täiesti õudne ilm oli. Olime full läbimärjad, külmunud ja vihased, aga õnneks ei läinud koju, sest Vivi Sydney siis hakkas sellel nädalavahetusel ja päästis meie päeva täielikult, et linn oli tuledes ja väga vinge, et praamisõidu võtsime Manlist siis CBD'sse ja nägime seda kõik, kui see algas ja ühesõnaga
võrratu. Meil on kätte jõudnud järjekordne nädalavahetus. Laupäevad on teada-tuntud linnapäevad, ehk siis nii ka täna. Meie metrooliin nüüd kodu juures on uuesti tööle saadud, ehk siis jätame auto, ei lähe sealt kodu juurest metroo peale, vaid sõidame natuke autoga ühte teise metroopeatusesse, kus saab ka autot parkida 18 tundi tasuta, kui sa sõidad ühistranspordiga. Ehk siis sealt sõidame natuke metrooga, natuke bussiga ja lähme sellisesse kohta nagu Boi kiosk. Võtame mingid kohvid tee peale kaasa ja lähme matkama. Suure tõenäosusega päris kuivaks ei jää, ilmateade lubab vihma ja see Aussi talv on meile ikkagi nüüd lõpuks saabunud ka. Et ei ole kiita need ilmad, aga saame ikkagi siis linna minna. Me nüüd oleme oma matkarajal. Teilt oleme vist juba tund aega olnud. Siiamaani üritasime olla vihmavarjus, sest nii kui me bussi pealt maha saime, hakkas rämedalt sadama ja sadas ja siis natuke aega sadas. Ühesõnaga, me oleme läbi märjad, aga proovime ikkagi edasi liikuda. Oleme ikkagi Sydneys, nii et loodus on kõrval selline. Ja lähme vaatame, kas me jõuame siit kuskile mööda matkarada. Rada ise on suht kitsas ja huvitav. Olukord ei ole kiita. Isegi kiiruga panin pusa tagurpidi selga, aga ma ei tea, kui palju näha on, aga kõik on läbimärg. Pole isegi nagu mingid vahet, et me siin seisame vihmavarjul. Selline on siis Sydney talv. Jah, ma ei tea, läheme matkame edasi. Väike metsatulegahju. Päris olla. Ma ei tea, kas on aru saada, kui hullusti me kõigume, aga mul on väga hirmus. Me oleme praamiga, sõidame CBD-sse ja ma ei ole merehaige muidu, aga mul on väga halb. See on väga hirmus. Vahepeal mõtlesime, et on raisatud päev, et iga asi läks suht riburada pidi nagu valesti või oligi see ilm kuidagi rikkus meil selle matka suht ikkagi ära. Olime läbi märjad, juba külm oli asju, mille üle nagu saaks vinguda. Aga... Kõvasti sai vinguda. Jah, aga jõudsime linna ja eilsest just hakkas selline asi nagu Vivid Sydney, mis on siis siuke valgusfestival. Iga-aastane on siuke alates 2006 vist. Iga aasta korraldatakse. Kõik kesklinn on igasugused valgusetendused igal pool, kus vähegi võimalik, et meie selja taga on ka näha, mis siin toimub. Rahvast on hästi palju. Rahvast on megalt, majad on ära värvitud, paadid on ära kaunistatud, mis lahe peal sõidavad, sillad on valgustatud värviliselt.
ühesõnaga mega palju rahvast, mega äge. Terve Opera House on prožektoritega ära valgustatud. Praamid on rahvast ees, et seda kõike nautida, et meil ka praam võttis kohe aeglasemalt sõidu, et saaks nautida seda mega vinge. Ja, ühesõnaga päev läks korda. Ja, et läbi merena ja poolvihasena koju ära ei läinud. Ja, me mõtlesime, kaalusime seda tõsiselt. Paar korda. Praegu on ka ütleme selline, et mul on vihmavari isegi, on praegu ka tegelikult on selline, et mul on vihmavari isegi käes lahti, et ütleme, et vahepeal tuleb mingit hoovihma ja niisugune ilm on selline nagu ta on, aga väga äge on. Jah, et nüüd jalutame, vaatame mõne koha vist veel üle. Parangaruusse ja sealt lähme metroo peale. Ja metroo viib meid koju. Auto juurde. Sest me oleme nagu vanad inimesed ikkagi varakult koju. Meil on graafik natuke teine kui see, et praegu ütleme, et uni tuleb juba natuke peale. Kell on 7. Känguruliha. Proovime ära. Kogu see toit on mega hea, aga känguruliha eraldi on mega hea. Ja Sandri sünnipäeva tegime niimoodi, et Sander sai teha kõike, mida ta ise soovib. Ehk siis käisime loomaaias, linnas üldiselt nagu niisama ka ringi ja õhtul käisime burgerit söömas, nautisime jälle seda Vivid Sydneyt ja siuke pigem rahulik sünnipäev, aga ikkagi äge. Mõnus oli, jah? Palju õnne Sandrile sünnipäevaks! Yeah. Meil on kätte jõudnud pühapäev, ühtlasi on ka minu sünnipäev, nii et mõtlesime, et teeme midagi huvitavat. Midagi, mida me siiamaani veel teinud ei ole, ehk siis võtame suuna linna ja mitte, et me seal midagi teinud ei oleks väga palju või käinud seal, aga lähme vaatame täna, keda meile loomaaias näidatakse. Nagu väike laps viiakse sünnipäevaks loomaaeda. Nojah, ütleme, et meil ei olnud otseselt tänaseks mingeid erilisi plaane tõesti, sest et ilm on selline, nagu ta on. Väga kaugele nagu kuhugi sõita ka ei viitsinud, nii et juba eriline on see, et kus me tegelikult oleme ja Sydneys on tõesti teha nii palju. Taronga loomaaed on see, kuhu me siis lähme. Peaks olema siuke väga kuulus ja sealt peaks olema ägedad linnavaated, sest asubki põhimõtteliselt nagu vaatega kesklinnale hästi ilusas kohas ja peaks olema siuke lahe loomaaed ja ilmselt jõuame käia ka Sander tahtis juuksurisse ja ilmselt siis täna on selline päev, kus me kodus väga ei kokka, ehk siis lähme ka välja sööma. Võib-olla isegi mitu korda, vaatame. Sander on tavaliselt kokk ja kokk otsustas, tema täna puhkab. Lähme. Jep. Kohvikus sai käidud, üks smuuti, flat white, muffin, Sander sai juuksuris käidud, uus värske mullet. Läheme bussile, et sõita siis Taronga loomaaeda ja vaatame, kuidas jõuame. Kell on mingi 1 läbi ja kell 4.30 läheb loomaaed kinni juba, nii et ega meil aega palju ei ole. Me käisime nüüd loomaaias ära.
ülilahe, läks isegi veits tormamiseks, kokku olime 3 tundi, aega jäi veits väheseks, aga mis meil päev oli? Said loomapuuridesse sisse minna, mitte igale poole, aga mingid kängurud ja siukesed lihtsamad loomad, mingid linnud. Emude juures sai ka käia. Jah, emudega saate selles koos samas puuris jalutada. Et on küll jah, rada on maas, et ära mine, aga ühtegi aeda reaalselt vahel ei ole. Siis jalutad ikkagi koos loomadega. Ja vaated, terve aeg taga lihtsalt. Harbor Bridge, Opera House on kuskil Sandri taga. Opera House on seal. Nii et jah, terve aeg sai neid vaateid nautida täiesti võrrata. Mega lahe. Igati väärt. Jäime igatahes väga rahule. Ja nüüd võtame siis me täpselt raamist maha. Ootame 20 minutit järgmist. Lähme kuhugi Darling Harboris. Ei, me lähe Darling Harborisse kohe. Circular Quay'sse lähme. Ja siis vaatame edasi, kus me sööma lähme ka. Jah. Siin on nüüd paha. Päevad lähevad kiiresti, et väga palju enam aega ei ole ka. Maikuu viimane nädalavahetus, nagu tavaks oli saanud, viis meid laupäeval linna. Läksime tegime oma eelmisel nädalavahetusel vihma tõttu poolikuks jäänud matkaraja lõpuni. Castle Rock Beachil käisime siis jah. Jah. Ei olnud midagi väga erilist randa. Aga ikkagi ja ilm oli soe. Jah. Ja siis õhtu lõpetasime Mändlis. Tahtsime minna sööma mingisse ühte kohta. Ei saanud, läksime kuskile teise kohta. Nii et tore oli ikka. Tere laupäeva hommikut. Tere hommikust, kell on vähe. Kell on päris vähe. Meid nii-öelda arvestati, pidi märkama enne 8, et korteri omanik tuleb mingeid asju tegema, aga ei tulnudki, nii et tegelikult oleks saanud välja puhata. Aga mõtleme, et siis kasutame seda aega juba või varast hommikut jah. Kellele kuidas, aga kasutame seda igatahes ära ja lähme linna. Lähme siis võtame hommikusöögi juba kuskilt teeme ühe brunchi ja ma ei tea, äkki lähme vaatame ühe ranna üle, mis jäi eelmine nädalavahetus ilma tõttu käimata. Täna peaks olema parem, et praegu on küll päris külm hommikul, aga tundub ilus ilm tulevad küll, päike paistab ja siuke mõnus veits karge lihtsalt. Jah, et vaatame. Mis see päev toob? Eks siin tegevusi veel jagub Sydneys ja üritame võtta viimast sellest käia, näha nii palju kui võimalik veel. Jah. Me nüüd oleme käinud ära kohvikus. Väga vingeli, meenutas sellist Jaapani või Korea kogemust natuke või kuidagi andis seda võbinat. Ja siis käisime Klebe marketil. Mina ei teadnud, et me lähme. See oli jälle Maarja mingi salaplaan. Muidu poleks viitsinud. Aga väga jälle, suht suure tõenäosusega meil siuke viimane praeguse aja viimane seal käimine ja sain endale sõrmuse, saime need mis need on patchid, need, mis kleebid kuhugi koti külge endale või triigid kinni. Väga ägedad. Ja nüüd tulime jalutama sellele matkarajale, kus me eelmine nädalavahetus käisime, aga mis meil ilma tõttu pooleli jäi, ehk siis Spit to Manly ja teeme teise poole ära. Nii-öelda, et lähme praegu Castle Rock Beachi juurde ja siis vaatame edasi, mis tänane päev toob.
ja pühapäeval siis võtsime jälle auto, sõitsime autoga, sõitsime botaanikaaeda. Kõigepealt käisime matkamas. Ja basseini juures. Jah, vaatasime mingeid aborigeeni värke, aborigeeni pühapaika, mingit basseini. Hoiatati madude eest, hoiatati ämblike eest. Maarja võttis kohe kaika kaasa endale, et oleks turvaline. Ja peale seda võtsime süüa ja läksime botaanikaaed kängurudega pikniku pidama. Ja nii väga kogemus. Pikniku aeg oli lühikeseks sellepärast, et me jäime lihtsalt kängurusid läbi pargi taga ajama ja mingid kavastasime, et oleks aega ära minna. Aga avastasime, et see on üks lemmiktegevusi, need kängurusid niimoodi lähedalt vaadata. Ma ei saa öelda, et traumatiseerida, sest kiilida kuni saadi siis. Üritasime väga vaikselt, aga ega nad endale nagu lähedale ei lase. Üks oli küll meist 2 meetri kaugusel, üks ka suur känguru. Nad on nii ägedad tegelased. Et ühesõnaga seda, Mount Annan Botanical Garden vist oli selle nimi ja seda igatahes väga soovitame, kui niimoodi Sydneys olla. Ma saan aru, et kängurusid tegelikult näeb igal pool looduses ka, et ei pea minema eraldi kuhugi kohta, kus nad kindlalt on. Aga... See oli lihtsalt üks koht, kus meie teadsime, et nad võiks olla, kus meie neid leidsime. Ja nad on tegelikult, see on nagu Sydney, ma ütleks, et Sydneys isegi sees veel või Sydney külje all väga nagu lähedal, et jah, väga äge kogemus oli. Kätte on jõudnud maikuu viimane päev. Ehk siis ühtlasi ka pühapäev. Ja nagu pühapäeval kombeks oleme võtnud jälle suuna linnast välja. Piirkond, kus me oleme, on siuke, kus juba käinud oleme. Tegevused on siuksed, mida teinud ei ole, ehk siis lähme matkama. Oleme suhteliselt kuskil leviaugus. Täpselt kaarti lahti ei lae. Aga mingi matkarada peaks kuskile Kosaerde minema. Isegi mitte kosk, võib-olla mingi järveke. Bassein. Midagi. Minerva, mingi looduslik bassein. Peaks olema umbes pool tundi matkata. Üks ots siis, et mingi tunnikene jalutada. Aga suhteliselt keset džunglit oleme, jah? Jah, me vaatame mingit bussi. No ma ei tea, midagi võib-olla liiga erilist see vaade ei ole ka, aga saab natuke looduses jalutada vahelduseks linnale. Ja õhtu lõpetame, kuna kell on juba praegu hakkab 2 saama, siis... Jääme suhteliselt hilja peale kodust ära tulekuga, jah? Ja, et siis õhtu lõpetame täna seal Känguru pargis või seal Mount Annan, mingi Botanical Gardenis. Minust oli mingi selline nimi, kus me juba ühe korra kunagi käisime ka kängurusid vaatamas, aga siis käisime nii päeval, et me neid eriti näinud, aga loodetavasti siis täna läheb paremini, kui me päikseloojangu ajal sinna satume. Et plaanime teha mingi pikniku, äkki võtta kuskilt midagi head süüa ja teha seal üks tore piknik. Proovime, vaatame, mis välja tuleb. Valget aega on vähem, nii et marss metsa. Jõuame kohe auto juurde tagasi. Väga mõnus oli. Natuke oli siuke loodusrikas, nagu ikka. Tasub jala ette vaadata. Kuigi meil ohtu ei olnud, ei näinud kedagi huvitavat. Nagu hoiatussildid küll olid. Alguses ka näitasime, et loogiline. Siukses looduses tegelikult siin ei ootagi midagi muud. Et eks neid siin ikka igal pool igasuguseid elukaid on. Jah, täpselt jala tasub vaadata. Need teed on ka alati sellised, et sa kunagi ei tea, mis matkarada nagu endast kujutab. See oli siuke mõnusalt kivine, kitsas. Jah, mitte eriti hooldatud kui selline. Siin on väga okei kõndida, kus me praegu oleme. Praegu on jah siuke, nagu kõnniks betoon välja peal. Nii et väga mõnus.
soovitame küll ja lähme siis võtame meile mingi õhtusöögi. Pigem vist lõuna. Jah, okei, lõuna. Aga jah, ja siis lähme vaatame, kas me mõne ruu leiame kuskilt. Jah, kuskilt aasa pealt. Kui midagi sealt Pilpini külast või sealt nendest siidrifarmidest soovitada, siis see maitse on nagu ikka vau, kui hea. Noh, nad kõik tegelikult on, aga see on nagu eriti hea. Ja no see vaade on Ka hea. Uskumatu. Lihtsalt nii äge on siin Sydney ümbruses, nagu siin on nii palju käia ja nii palju teha. Siin pargis on räigelt kängurusid. Jah, iga nurga peal. Praegu on ka tegelikult seal taga. Seal taga põllu peal on kõik täis ja enne olid nagu siin nurga peal ka, nii et mega vinge. Ja selline see maikuu oligi, nii et ma ei tea, kokkuvõttes ikkagi väga tegus kuu, kes sai nagu tööd teha, no see working holiday nagu, mis see point viisal on, mida me ilmselt teeme, et on nagu puhkust, on nagu tööd ja elu nautimist. Vaatame, mis järgmine kuu meile toob. Äkki tuleb midagi huvitavamat. Midagi natuke... Võib-olla midagi, mida on huvitavam vaadata lihtsalt. Ei tea veel. Ei tea. Kõik on õhtu. Ei hakka praegu midagi spoilima ja me ise ka tegelikult ei tea mitte midagi, nii et me elame sükest teadmatuses hetkel. Aga järgmine kuu ehk toob siis selgust või noh, käimas olev kuu meie jaoks juba. Jah. Nii et näeme siis juba järgmises videos. Näeme juunis. Jah, lähme tripime. Lähme tripime.